leheküljele, kus on see taotlusvooru üldinfo, eks ole. Samuti ka esitlusslaidid. Okei. Nii, kõige tähtsamast. Meil on kokku 413 000 eurot. Et miks nii vähe või nii palju? Just nii palju me saime riigi eelarvest, et kui Vabariigi Valitsus otsustas jagada 1% SKP-st, ministeeriumitele me otsustasime suuname kogu raha, mida me saime siia valdkonda. Ja kes saab taotleda, et Eesti on evalueeritud teeasutus, et kokku on 24 organisatsiooni, eks ole, et kui keegi sealt toksib, siis lülitagi mitte parem välja, siis kuuleme seda rüvina. Ja siis te võite kasutada koostööpartnerit. Pärast täpsustada, aga ei ole taotleja, vaid nad koostööpartner, kes aitab teid seda projekti ellu viia. Ühe taotluse summa on kuni 40 000, et võib ka väiksemad summad küsida, valida teie otsus. Oma finantseeringut ei ole. See on ka hea, ma arvan. Toetus makstakse välja ühe summana. Ma arvan, see on ka hea. Ja siis taotleb asutus volikirja alusel, et pärast veel Siiri räägib, et kuidas see volitus näeb välja, peamiselt, et teid volitakse, te esitate ongi kogu lugu. Projektijuht peab olema kas doktorikraadiga või doktorikraadi omandamisel. Ja me hindame selles taotlusvoorus eelkõige meeskonda. Kuidas üks tervik meeskond, et võib-olla ühel ei ole kõiki neid saavutusi, aga samas teistel on ja nii edasi, et me vaatame seda. Mitte just nagu, et võib-olla teaduses on see projektijuht on see, kes nagu tipp, eks ole, kes nagu kehastub seda. Et sellist suurt ootust me praegu ei pane, kuna meie jaoks see on esimene katse ja me ei tahaks igasuguste väga suurte nõuetega seda luhtu ajada. Kas nende meeskonna hindamise puhul nagu see koostööpartneritest meeskonna liikmed ka lähevad arvesse? No selles mõttes on üks meeskond, teie ja teie koostööpartnerid näiteks. Ja tere ja loomulikult taotlusvoorud. Ja kuna meid on päris palju, et siin saalis 10-11 inimest ja Teamsis peab olema 40 inimest, et siis kui tekivad küsimused, proovisid jätta lõppu, et kuna võib-olla küsimused korduvad ja nii edasi, et mitte see, et ma panen pahaks. Lähme edasi, et taotlusarv taotleja kohta ei ole piiratud, tähendab seda, et üks või teine ülikool teadusasutused esitab 10 taotlust. Muidugi konkurents on väga tihe, eks ole, et nähes seda eelarvet, eks ole, ja maksimaalne summa leikub. Taotleme suhtlusaruandlus käib, link on siin üleval, eks ole, et Siiri Sarvan räägib pärast veel täpsemalt, et natuke näitab, kui keegi pole veel sellega tuttav, aga asi ei ole keeruline. Et kindlasti mitte keerulisem, sama lihtne nagu ETIS, ma arvan. Ma loodan, et ETIS ei ole nii hull. Vahest, ja projekti abikõlbumise periood tähendab seda, et millal peab kõiki need tegevuse ära lõpetama, kulu-tulu, aruanded, kõik on tehtud tipp-topp ja nii edasi. Siit on näha järgmise aasta lõpp, 31. detsembriks 2023. Ja meil on vahearuanne ja lõpparuanne, et vahearuanne on selle aasta lõpp, 31. detsember. Miks? Kuna me peame kasutamata jäänud raha kanda ka järgmise aasta, kui me seda ei tee, siis peaks sel aastal ära kasutama. Ja selleks, et projekt võiks olla pikem, mitte aasta aega, nähes juba praegu maikuu, eks ole, et nad oleks ainult siis mingi 5-6 kuud, eks ole, aga suheldes loovuurijatega, et soovul, et võimalikult pikemat perioodi, siis sellega me pikendame, et vahearuannete näidate, pärast ma räägin, et mis on tehtud, eks ole, siis lähme edasi lõpuarendega. Et mitte see, et me tahaks teid norida. Meil ole ise teid ka vahearuannet ei ole vaja teha, aga peab. Nii, ajakava, see on täpsustamisel. Kuna, et ütleme niimoodi, et me oleme optimistid, mitte pessimistid ja sellise hästi lühikese aega me proovime seda teha. No, vaatame praegu, et eelnõude infosüsteemis määrus, eks ole, kooskõlastamisel. Ja kui me saame seda 9. mail kätte, siis proovime juhul, kui seal on neid kommentaarid, ettepanekud kiiresti sinna kirjutada määrusse ja siis kui kõik läheb hästi, siis me prooviks seda välja kulutada 16. mail. Ja siis ootame teil jällegi natuke rohkem kui 2 nädalat, et teie taotlusi, et jällegi miks on nii lühike, et siis me tahaks kiiremini teile raha suunata ja leida parimaid ideid. Ma loodan, et kui te olete varem suhelnud kolleegidega ja teil on natuke veel rohkem aega praegu nädala võrra, et mõelda, et mida võiks teha ja kas tahaksite osaleda.
Ja siis taotluste hindamine, eks ole, et meil on hindamiskomisjon ka koostamisel, et pärast räägin ka täpsemalt ja siis juunikuu lõpuks siis protokolli ja ministri käskirja koostame ettevalmistamine, et prooviks niimoodi, et sellise turborežiimiga, et kas õnnestub või mitte, aga vähemalt siis hakkame vaatama, et kui hästi, et me ei tea, kas tuleb seal parandusi ette panna, ja nii edasi, et päringuid taotluste kohta, seda me ei tea, aga lähtume sellest, et juhul kui ei tule, siis oleks niimoodi. Nii, ja taotlusvooru eesmärgist rääkides, et ilmselt olete kõik lugenud loovuurimuse raamlepped, eks ole, et ja selle põhjal me oleme kirjutanud, et me ootame, et tekivad uued teadmised, kultuurivormid, meetodid, tehnikad ja nii edasi ja siis teadlastena te proovite seda kirjeldada analüüsiga, et ja me praegu ei kehtesta, kas see peab olema 1.1 artikkel, 1.2 või 6.9, eks ole. Kõik võimalused on teretulnud, aga me tahaks, oleks kirjalik selline nagu teadustöö, mida peetakse teadustöö allikaks. Ja see on üks oluline, ma arvan, et idee, et kui me tahame, et loovuurimus oleks tõsiselt võetav teadurum Eestis, siis me peame ikka mängima ka suure teaduse mängureeglitega. Ja vastab teamäärusele, eks, et uudne, eks ole, et korduv ja nii edasi, et siin küsimus muidugi ütleb, aga kuidas võimalik korrata loovuurimust, sotsiaalteaduses me teame, et teatud asi ei ole ka võimalik korrata, eks ole, ja nii edasi, me teame seda ja meil on ka hindamiskomisjonis loovuurijad, eks ole, ja ka mõni inimene doktorikraadil. Ja siis 6 valdkonda, see on välja toodud, kunst, disain, muusika, audiovisuaalvaldkond, etenduskunst, arhitektuur ja kirjandus. Me ei välista teisi valdkondiga, vähemalt üks neist peab olema, näiteks, ma ei tea, kunst ja ma ei tea, biomajandus, mis iganes või keskkond või ma ei tea, audiovisuaalvaldkond ja ma ei tea, majandus, mingi haru, eks ole. Kuna see on seotud Kultuuriministeeriumi selliste laiemate huvidega, et Eesti kultuuri arendada, siis siin need valdkonnad on mainitud. Nii, taotleja. Ehk ma ütlesin juba, et evalueeritud peaasutused võib kaasata projekti koostööpartnerid või koostööpartnerite arvu ei ole üritatud, nagu te soovite. Ja need on siin välja toodud teadusasutused, riigiasutused, rakenduskoolid, mittetulundusühingud, sihtasutused, omavalitsused ja nii edasi, et ma saadan ka pärast, kui te tahate. Muidu te võite teha, kus aitate. Peamiselt, et nagu näiteks, et ma kujutaks näiteks, EKA või ENTA tahab teha loovuurimust ja valita näiteks, ma ei tea, muuseumi või teatri, kellega iganes te soovite, siis te võite teha, et kui nad välja toodud. Või siis äri näiteks, et mingi ühing. Ja siis on loetelu sellest, et me tahame usaldusväärsed partnerid, eks ole, ja loodetavasti evalueeritud teadusasutused on positiivselt evalueeritud, on tõsiselt võetavad partnerid, ei ole igasugused võlgu ja ma ei tea, pankrotti ja nii edasi, et seda me vaatleme, eks ole, et olete suutlikud projekti ellu viia ja nii edasi, et seda ma ei hakka pikalt siin nimetama, ja rõhutan seda praegu, et see projekti juht võib omandada doktorikraadi või ta olla näiteks noor teadur, eks ole, et alles värske aasta või paar aastat kuskil juba õppinud ja töötanud ülikoolis, siis ta on ka selle ettevõtmise osaline. Nii, taotlus sisaldab, et siin on, ma arvan, teile väga tuttavad komponendid, et jällegi hakka neid pikalt nimetama, et see näitab, et võib-olla üks oluline see, et see multidistsiplinaarsus jällegi tulenevalt loovuurimuse mõistest, et uurimisprobleem, eesmärk, metoodikat, eks ole, et riskide analüüs, ajakavad, tegevuskava, teie partnerid, meeskond, taristu, tehnoloogia, et me ei küsitle pikalt lohistavad sellist nagu suurt taotlusvormi, pigem nagu teda piiritleme ka nagu sõnade arvudega, eks ole, ja nii edasi. Et tulemused ja nii edasi, et see on oluline ka, et see olulises ühiskonnale, et see ühiskonna tähendus võib olla jällegi teile, et kas on nagu näiteks, ma ei tea, haridusega seotud, mingi sotsiaalvaldkonnaga seotud, puhas kultuur, eks ole, ainult kultuuri seisukohalt oluline või ainult majanduse seisukohalt oluline, see on täiesti, et peasi see panustaks laiemalt. Nii, jällegi siin loetelu, et eeldatav mõju, ütleme teaduslik mõju, et kuidas loovuurimus saaks arendada edasi loovuurimust kui sellist.
Eestis, samas ka nagu mõjutades Eesti kultuuri, pakkudes ideid, lahendusi, innustades teisi. Et siin nagu avalikkuse tutvustamise plaan, eks ole, et kui tulemused on käest ja tahaksite neid tutvustada, et kellele, kuidas te teete. Kindlasti me teeme koostööd Eesti Teadusagentuuriga, kes on valmis aitama meid teie tulemusi, lõpptulemust lihtsal viisilt avalikustada, et oma kanalite kaudu. Andmeplaan, eks ole, et meeskonna kvalifikatsioon, et kes siis hakkab viima ellu, volikiri, eks ole, et ma ütlesin. Projekti eelarve, et kui teil on oma eelarve, oma raha nii-öelda, siis lihtsalt pandud kirjeldanud ja tulud, eks ole, küsite 40 000 näiteks kuni. Nii. Samuti ka, siin on eetika küsimused, mis on mainimata, aga samas tooge välja ka, et teaduseetika, et kui tahad kuri eksperimenti teha lastega, eks ole, siis kirjutada ükski laps ei saa kannatada. Ja siis kõik on tagatud, laste vanemate nõusolek on ja nii edasi ja lapsed on kaitstud ja nii edasi. Hästi lihtsustab tööle, see on ka oluline, et mitte ära unustada. Projekti kuludest, ma arvan, see on ka teile tuttav, et see on otsene kulu, et personalikulu, eks ole, teadustöö kulu ja siis te eelarvest toote välja, et näiteks, et meil on personalikulu näiteks 10 inimest, eks ole, siis saavad nii palju tasu selle eest ja siis teadustöö kulu, igasugused lähetused, ütleme, et me selle meetmega, et me mõtlesime, et ei ole veel vara veel võib-olla lubada osta suuri laboreid, tehnikat ja nii edasi, et pigem siis suunata nagu inimestesse, ja siis vaatame pärast, et kuidas sellega on. Ja üldkulu, eks ole, et kuni 10%, et kui ülikool otsustab, et 1% või 0, palun, aga mitte rohkem kui 10%. Et pidage läbirääkimisi. Nii, mitteavalik kõlbulik kulu, see on välja toodud, eks ole, et igasugused kinnisvara ostmised, suljulad endale ei osta, eks ole, igasugused organisatsiooni juhtimise kulud, kohtumenetluse kulud, rahatrahvid, sularaha tasaarvelduse korras tasutud kulu, ja nii edasi, saate veel vaadata pärast veel slaididel, ja lähme nüüd edasi ja vähese tähtsusega abi, et Kadri on meil praegu eetris, eks ole, et ma korra lülitaks seda ekraani ja välja ja siis Kadri, et kas oled meiega? Ja olen, kas ma olen kuulda ka? Ja ma teen, ja. Ja, tere ka minu kord, mina olen Kadri ja olen siis Kultuuriministeeriumi õigusnõunik. Ja ei ole sisuliselt selle määruse väljatöötamisel osalenud, küll aga riigiabi eksperdina võib-olla ütlen mõne sõna siis riigiabi kohta. Et nii nagu igasugust riigi poolt eraldatavat toetust peab siis toetuse andja hindama riigiabi aspektist. Nii ka seekord ja seetõttu oleme me sellesse määrusesse kirjutanud siis ka ühe erandi, mis lubab riigiabina toetust eraldada. See ei tähenda seda, et me kõik toetused a priori oleme lugenud etteulatuvalt riigiabiks, aga me hindame seda teie enda kirjutatud taotluse põhjal ja see oleneb sellest, mis tegevusi te täpsemalt siis ellu viima hakkate. Ehk et kas seal on täidetud siis riigiabi 4 kriteeriumi. Ja kui on, siis me otsusesse teeme vastava märke ja eraldame selle toetuse teile vähese tähtsusega abi nii-öelda erandi alt. See vähese tähtsusega abi erand on selles mõttes hea erand, et ta toetuse saajale mingisuguseid täiendavaid kohustusi kaasa ei too ja piiranguid ka mitte. Küll üks olulisem nõue, mida toetuse saajal tuleb siis täita, kui tema otsuses on viide vähese tähtsusega abile, on see, et kõiki toetuse saamise ja taotlemisega seotud dokumente tuleb säilitada 10 aastat. See on sellepärast niimoodi, et vähese tähtsusega abi puhul siis sarnaselt riigiabile on kontrolliõigus või nõude aegumine 10 aastat.
ja siis ütleme, et erand ongi see, et kui meil siseriiklikult on kohustus võib-olla dokumente säilitada siin 5 eranditena ka 7 aastat, siis vähese tähtsusega abi saamisel peate te neid säilitama 10 aastat. Ja muid väga karme reegleid ei tulegi. Küll on oluline märkida seda, et vähese tähtsusega abi tohib saada üks taotleja kuni 200 000 eurot 3 majandusaasta peale. Ja seda vaadatakse nagu nii-öelda taotleja põhiselt, mitte projektipõhiselt. Ja selleks on olemas siis selline register nagu riigiabi ja vähese tähtsusega abi register, kust me siis vaatame järgi, kui palju te varasemalt seda kuskilt juba avalikust sektorist saanud olete. See loetakse kõik kokku. Nii et kui me näeme, et kellelgi teil on seal juba ütleme see kriitiline piir saabumas, et näiteks koos meie toetusega see piirmäär lõhki läheks, siis tuleb kahjuks toetust vähendada. Ehk et ma muidugi arvan täna siin, et teist ikkagi enamus varasemalt vähese tähtsusega abi saanud ei ole ja kellelgi seda piirmäära probleemi ei teki. Aga kui tekib, siis tuleb arvestada, et võib juhtuda, et täis ulatuses toetuse saamine on selle tõttu nagu keelatud. Et see on üks toetuse vähendamise aluseid. Nii et jah, ega siin muid erisusi väga ei olegi. On teil küsimusi kellelgi selle kohta? Ja, siit saalist võib-olla keegi seal online. Tundub, et ei ole, aga üks käsi tuli, palun. Kui on kaasatud partner, kas see 40 000 arvestatakse siis taotlejale ainult või partnerile ka? Taotlejale. Ainult taotlejale? Jah, taotlejale. Aga tegelikult on nii, et see on keeruline, võib-olla tundub keeruline teema. Üks küsimus tuli ka online'is. Ma kohe vaatan, ma lõpetan lause, et see on keeruline teema ja kui teil hetkel küsimusi ei teki, aga tekivad taotlemise ajal või enne seda, siis ministeerium kindlasti vastab nendele küsimustele, nii et te võite neid küsimusi voorukoordinaatorile saata. Aga vaatame, mis see küsimus oli, mis meil online'is tuli. Aleksander, saad sa näidata? Ja, ma loen ette, kas võiks loetleda vähese tähtsusega abi alla käivad tegevused? Väga raske loetleda, sest et ma ütlen, et kriteeriumid, mida vaadatakse vähese tähtsusega abi hindamisel, need on 4 kriteeriumi. Esimene on riigi vahendid. Teine on valikuline iseloom. Kolmas on, kohe ütlen, konkurents Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ehk et turumoonutus ja 4. oli, kohe ütlen, rahalise eelise loomine. Et selles mõttes need on need kriteeriumid, mille järgi me vaatame ja selles mõttes vaatame, kas teie konkreetselt elluviidav projekt vastab nendele 4 kriteeriumile ja põhimõtteliselt peavad kõik 4 kriteeriumit olema korraga täidetud. Kui nendest kas või üks ei ole täidetud, siis me juba vähese tähtsusega abist ei räägi, et ütleme see valikuline iseloom, riigi vahendid ja majanduslik eelis, et need on 3 tingimust, mis on kõikide riigi toetuste puhul alati täidetud. Et nüüd kõige sellisem sisulisem vaade on see 4. kriteerium, mis on siis mõju konkurentsile ja kaubandusele liikmesriikide vahel. Vot see on see, mida me peame nüüd tegelikult nagu sisuliselt hindama. Ja seda me vaatamegi teie taotluse pealt, et milliseid tegevusi te viite ellu, kuidas te oma nagu projekti olete mõelnud
ja nii edasi, et see on neid kriteeriume, küsimus, et kus neid kriteeriume näeb. Need kriteeriumid on kirjas kindlasti selles samas vähese tähtsusega abi määruses. Need kriteeriumid on ka kirjas seletuskirjas, kus on vähese tähtsusega abipunkti lahti selgitatud. Aga ma lihtsalt ütlen, et neid kriteeriume ei hinda muidugi taotleja, ehk et neid hindab toetuse saaja, kes on siis, või toetuse andja, kes on siis selleks kohustatud. Küll on muidugi tore, kui taotleja ise ka teab, mida ta taotlema tuleb, et selles mõttes, ütleme, vastutus selles mõttes on temal ka, jah. Aga et need kriteeriumid on tulenevad siis Euroopa õigusest ja mis on siis Eestile otse kohalduv sellest ajast, kui me liitusime Euroopa Liiduga. Aitäh, Kadri, et kui on küsimusi, siis pärast, eks ole, et kirjutage mulle. Just, ja lähme siis edasi, et ettekandega nii enda suuremaks. Nii, taotluse esitamine, et toetused.kuld.ee, eks ole, et see on meie toetuste jaoks selline etis, eks ole, ja võib-olla kui ma lõpetan, siis Siiri räägib täpsemalt, et näitab jälle, kuidas siseneda, et mida seal võib teha ja nii edasi. Aga asi ei pea olema keeruline ja juhul, kui tekib küsimusi, siis jällegi alati helistage ja küsige. Nii, samuti on õigus, ärakuulamise õigus, eks ole, et juhul, kui tekib jäätmedega segaseks, eks ole, et räägime lõpuni ja kuuleme ja arutame, eks ole, et see õigus on olemas, eks ole, et enne kui tehakse need lõplikke otsuseid, et see on tavaline protseduur, eks ole, need, kes etisest on saanud raha, eks ole, et see on ka, et neil on see kirjas, eks ole, et pidades nendega nõu on ka siia kirjutatud see võimalus. Siis lähme edasi, toetuse menetlemine, et nagu te nägite, et meil see praegune ajakava on üsna selline tihe kiire, eks ole, et määruse järgi 40 tööpäeva, et me menetleme, et prooviks seda üsna kiiresti ära teha, ja esialgu me vaatame seda töötaotlust tehniliselt hindame, et seesama, kas riigiabi on seal korras ja kas pankrotti ei ole ja nii edasi, eks ole, et kui sellega on kõik korras, eks ole, lähme edasi, läheb sisulisse, et kui on mingi küsimus, täpsustame, siis kas ta jääb välja või see läheb edasi, eks ole. Ja anname ka, siin on kirjas määruses on kuni 10 tööpäeva, aga kui on võimalik teada seda kiirust, eks ole, et räägime, et kas saaks paari päevaga ja nii edasi, et juhul, kui seal oli nii suuri vastuolusid asju, et saaks kiiresti edasi minna, on selline üleskutse teile. Muidu võib ametlikuks teha 10 päeva oodata ja nii edasi, et aga ei jõua kaugele. Ja taotluse sisuline hindamine, eks ole, et siin on terve rida erinevad kriteeriumid, mida me pärast ministri käskkirjaga eraldi ilusa sellise tabelina kirjutame, kokku on 8 kriteeriumit, siin on välja toodud sellised üldised kriteeriumid, mida me kohandame loovuurimusele. Ja kindlasti, et me hindame loovuurimust mitte tavalise teaduse seisukohalt, vaid just nagu, et meil ka loovuurijad hindamiskomisjonis, et me vaatame erinevad aspekte, eks ole, et teaduse põhjendatus, veastutavus ja nii edasi, et ma arvan, see on teile tuttav, eks ole, et see projekti kuluefektiivsus on siin kirja pandud, kui me vaatame, kas projekti eelarve on põhjendatud ja selge, et kui teil on näiteks meeskonnas on 2 teadlast, eks ole, siis nad saavutavad seda tulemust ja nii palju raha selleks kulub, eks ole, ja lihtsalt on vaja mingit teenust osta, eks ole, et siis on ka põhjendatud ja läbipaistev ja selge. Ja samuti on ka selline blankett olemas, et seal infosüsteemis. Et hindamiskomisjon, et seda me täpsustame, aga ütleme, et sellisena ta peab lõpuks olema, et Tarvi Siits on komisjoni esimees ja siis tulevad Eesti Teadusagentuuri esindaja, HTM esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, siis sõltumatud loovuurimuse valdkonna esindajad, loomulikult Eesti väike, eks ole, aga me oleme rääkinud juba nendega, kes võiksid olla, kes ei kavatse taotleda ja siis me kindlasti küsime ka neilt seda objektiivsuse kinnitust, et nad ei ole
kellelegi poolt või vastu. Et eesmärk mitte lahendada isiklikku probleemi, vaid ühiskondlikku probleemi, nagu ma alati ütlen, et see on kõige tähtsam meie puhul. Ja vajadus kaasama eksperdid, ma arvan, et Eesti teadusagentuur juhul, kui tekib näiteks teaduseetikaga küsimused, et nad on lahkesti valmis neid aitama, et peame nendega nõu, et neil siin tekkimas on komisjon. Nii, et loomemajanduse nõunik on ka, eks ole, ja kunstide osakonna juhataja asetäitja on ka, et meil on nii, ütleme, kultuuripoliitika esindajad kui ka loovurijad, eks ole, ja vajadusel eksperdid. Aruandlus, et nagu ma ütlesin alguses, et on olemas vahearuanne ja siis te loete, et selline ülevaade sellest, mida te olete saavutanud 31. detsembriks sel aastal, et põhjendused, tegevused, milliseid tulemusi te olete saavutanud, eks ole, et me ei küsi lõpptulemusi, vaid kirjutage, et ma arvan, et neid vahearuandeid olete ka kirjutanud teaduses, et me ei aja seda hästi pidulikuks ja suuremahuliseks, et peab sealt midagi tõestama seda, mida te ei ole teinud, eks ole, et pigem siis lõpparuanne, eks ole, ja kindlasti see 21. detsembriks on ka, et raamatupidamise, vastavalt raamatupidamisele, et kui palju te olete kulutanud just see tõttu, et me peame pärast ülejäänud summad üle kandma järgmise aasta, mis on jäänud, eks ole, et muidu me, kui seda ei tee, siis me peame lihtsalt vabandust kõik raha, enam ei ole. Tegevuspõhine eelarvestamine Eestis. Et lõpparuanne peab sisaldama vähemalt, siis on ka kirjelik analüüs, et sellele me loodame koos teiega saavutada seda, et teie mõtted ei kaoks, teie mõtted saaks keegi kasutada edaspidi, teie eelkõige on ka teised. Et loovurimuse tutvustamine, avalikustamine, kuidas te kavatsete seda teha. No ja siis nagu toetuse kasutamise aruanne, et eelarve oli 40 000, eks ole, sellest läks nii palju selleks, nagu me on planeeritud ja nii edasi. Juhul, kui te otsustate midagi seal muuta, eks ole, et me saame seda alati lepingu muudatusega teha, et see on tavaline protseduur, eks ole, et kirjaliku avalduse alusel ja nii edasi. Nii. Projekti tulemuste avalikustamine, nagu ma ütlesin, et kui teil tekivad terviktekstid järgmise aasta lõpuks, et me proovime need avalikustada, kui see ei ole keelatud, kui need on avaandmed või avatud artiklid. Juhul, kui selleks ajaks teie artikkel või selle kirjatükk on avalikustamisel, et ei ole veel ka, et me peame seda võtame ja siis hoiame veel ende käes, et see on olemas, eks ole, ja ei levita, kui see on veel avalikustamata, aga me teame, et töö on tehtud, eks ole, lihtsalt pole veel jõudnud selle ajakirja peale, et sellega edasi. Ehtises tahaks ka näha, et tehtud tööst neid põhitulemusi, et kuna Ehtis on meil selline teaduse maailm ja sinna ka, et Eesti Teadusagentuuriga ka, et aitavad meid avalikustada teie tulemusi, need materjalid, et sellised lühikokkuvõtted, mis nagu kõnetavad inimesi ja nii edasi. Võib-olla see meil ei ole planeeritud, aga võib-olla pärast, et kui teil tekib selline idee, et võib-olla me Kultuuriministeeriumiga võiks mõelda, kui sellist nagu kas skalaüritust näiteks, et need projektid, kes on jõudnud järgmise aasta lõppu juba mingi tulemuseni, et olgu see teoreetiline tulemus või praktiline tulemus, võib-olla võiks nagu arutada teiega, kas te oleksite valmis ja kas oleks hea teha. Minuga saab arutleda. Nii, ja siis praegu ongi kõik ja siis Siiri Sarman tuleb ja ma teen, Siiri, kas sa jagad oma ekraani ja siis me näeme? Jaa. Tere ka minu poolt, mina olen Siiri Sarman finantsosakonnast ja tegelen siis ka selle ühtlasise toetuste menetlemise infosüsteemiga. Et ma kõigepealt näitaks talle lihtsalt paari Loovuurimus on hakanud juba. Vaatan, kuidas inimesed suurt arutiga. Ei õnnestu slaide näidata ka okei. See jagada? Ma võin näidata seda ekraani. Ja. Kas ilmus nähtavale või ilmunud? Pole veel ilmunud.
kui sul on seal mitu erinevat akent lahti võib-olla, siis sa saad vaadata. Meil on aega, nii et siis natuke. Võid kohe põletama küsimusega. Ja, siis kui Siiri, siis, Ikka ilmu. Ja, siis on korras, Ilmus või ilmunud? Ja, kõik on korras, Okay. Ühesõnaga, see toetuste menetlemise infosüsteem asub meil aadressil toetused.kuld.ee. Sisselogimine on sinna süsteemi siis ID-kaardiga või mobiil-ID-ga läbi Tara ja kõigepealt logib sinna süsteemi sisse taotleja kui eraisikuna. Ja nüüd ongi see moment, et kuna teie puhul on tegu suurte asutustega, siis tavapäraselt meil MTÜ-de puhul saab läbi äriregistri liidese taotleja ennast ise siduda selle asutusega, kui ta on B-kaardil märgitud esindusõiguslikuks isikuks, aga suurematel asutustel siis on võimalus, kas asutuse juht ise annab neid volitusi edasi, mida ma arvan, et teie puhul vast ei hakka toimuma, vaid teine variant, et teil antakse digiallkirjaga volitus. See volituse tekst on meil üsna standardne ja selle me paneme sinna taotlusvooru tingimuste juurde ka, kus määratakse ära siis, et te saate seal toetuste menetlemise infosüsteemis kõiki taotlustega seotud tegevusi teha ja määratakse ära, kui kauaks teile see õigus antakse, kas tähtajatult või mingi kindla perioodiga. Ja selle me palume saata toetuste menetlemise infosüsteemi toe meilile tms@kuld.ee. Seesama info hakkab ka seal kodulehekülje peal olema. Ja samamoodi te võite siis sellele meili aadressile pöörduda kõikide tehniliste probleemidega, mis kui teil peaks tekkima selle infosüsteemiga. Sisulistes küsimustes vastab siis taotlusvooru koordinaator ehk Aleksander. Aga kõik need volitused, esindusõigused või kui on mingid tehnilised tõrked, siis selles osas võite sinna tms@kuld.ee poolde pöörduda. Kui te olete alguses sisse loginud sinna süsteemi, siis ta kuvab teid kui eraisikuna. Kui teile on need volitused nüüd siis antud, siis tekib teile siia kohvrikese juurde siuke valik. Minul on siin mitu valikut, et saate valida siis selle asutuse, keda te parasjagu esindate ja hakata taotlust esitama. Kui te olete siis selle asutuse nagu ära valinud, siis siinsamas paremal pool menüüs on näha kõik taotlusvoorud, mis parasjagu Kultuuriministeeriumil on avatud. Ja ka siis Kultuuriministeeriumi nagu toetuse andjad, ka teised Rahvakultuuri Keskus ja siin võib ka Integratsiooni Sihtasutus olla. Otsite oma vooru üles, vajutate koosta taotlus ja teile kuvatakse need samad tingimused, mis on kirjas ka koduleheküljel ja valikusse jääbki teile ainult üks vorm. Teil ei ole siin rohkem midagi valida, kui see sama üks vorm, koosta taotlus. Ma lihtsalt praegult näitan nagu seda põhimõtet, vorm saab olema teil teistsugune, avaneb see vorm ja te hakkate täitma neid lahtreid. Mingid andmed on eeltäidetud, mis tulevad nagu läbi äriregistri liidese, kui te selle asutuse nimel, kellel te taotlust esitate. Kohustuslikud lahtrid on tärniga. Kui te olete osaliselt ära täitnud taotluse, siis salvesta, kontrolli taotlus, kui on täitmata, annab veateated ära esitada enne me ei lase, kui kõik kohustuslikud väljad on täidetud. Taotluse lõpus on tõenäoliselt teil siis nagu kohustuslikud tingimused ja mis tuleb ka ära linnutada ja failid, kui teil
paneme tõenäoliselt vormi, tuleb teil mingid kohustuslikud lisad, need te saate ükshaaval siin lisafail lisada arvutist ja kui taotlus on kõik korrektselt, siis vajutate lihtsalt esita nuppu ja taotlus on esitatud. Nüüd, kui see taotlus on ära esitatud, siis taotlus läheb automaatkontrolli ja seal süsteemis on niimoodi, et kõikide nende taotlusega toimuvate menetluste erinevate etappide kohta tuleb taotlejale meilile teade. Kui taotlus on vormilise kontrolli läbinud, siis tulebki meili teada, et kõigepealt tuleb teada, et taotlus on vastu võetud, siis tuleb teada, et taotlus on vormilise kontrolli läbinud. Ehk kui süsteem kontrollib, et ei oleks maksuameti maksuvõlga, ehk ei oleks äriregistris majandusaasta võlgnevus, selliseid võlgnevusi, mis seal määruses on nagu kohustuslike kriteeriumitena ära määratud. Kogu selle taotlusega kogu menetlus toimub siin süsteemis, mis tähendab seda, et kui teil on näiteks tekib teil näiteks soov Aleksandrile kirjutada mingeid täpsustavaid küsimusi konkreetselt selle taotluse kohta esitada, siis selles taotluses, ma näitan, kui te pärast seda avate, on olemas selline sakk nagu teavitused, siit alt saate saata selle teate. Ja kogu see kirjavahetus jääb edaspidiseks siia selle taotluse juurde näha. Saab ka lisada siia faile ja kui te selle taotluse saadate, siis Aleksander saab selle kohta teate, logib süsteemi ja näeb, et talle on tulnud teilt kiri ja saab sellele siis ka vastata. Täpselt, siin on nagu vasta ja siis ta saab sellele vastata. Samamoodi saavad, kui teile hiljem taotluse kohta tehakse kas ärakuulamine või tuleb otsus, kõik need samad teated tulevad siia teavituste alla. Mul on praegu küll siin näha testversioon, eks ole, siin ei ole korralikku põhjendust, on lihtsalt toetada, aga tuleb koos korraliku põhjendusega, miks teie kohta on tehtud just nimelt selline otsus. Kõik need teated jäävad siia teavituste alla näha. Samamoodi tuleb siia juurde siis ka aruanne hiljem, kui teile tuleb aruande kohustus, selle kohta tulevad eelteavitused ja vist eelmisel päeval või samal päeval tuleb ka teavitus, et teil on aruanne vaja teha ja kui te süsteemi logite, siis te saate samamoodi siin süsteemis ka aruande juurde esitada. Kui on taotlus saadetakse täpsustamisele, täpselt samamoodi tuleb teavitus meili, teile on taotlus täpsustanud. Kui te sisse logite, siis siin teadete all vasakul menüüs on näha need teated. Kui te avate, saate lugeda, et kas on vormilise kontrolli läbinud või mis protsess parasjagu pooleli on. Et see võib olla, et midagi keerulist siin ei ole üldiselt, et kuna vorm on nii, et te hakkate seda vormi täitma, siis seal on lihtsalt lahtrid ees, mida te peate täitma ja teavituste kohta, kui teil on mingi kohustus midagi seal täiendavalt teha, selle kohta tuleb teavitus teile meili ja kui tekib mingeid probleeme, siis tms@kuld.ee saate selle kohta küsimuse saata või siis Aleksandri poole pöörduda. Kui te taotlust esitate või kirjutate, siis täpselt samamoodi on teil siin üleval on näha taotlusvooru tingimused ja kui te olete korra ära salvestanud taotluse, siis mul on praegu kõik tühjad lahtrid siin, siis ilmub ka siia kõrvale täpselt kõik need tingimused saate lugeda. Samamoodi on siin näha taotlusvooru koordinaatori nimi ja on ka siis seesama infosüsteemi toe meil siin näha, et Kultuuriministeeriumi taotlused on tms@kuld.ee. Lisaks ma ütlen, et kõikide taotluste puhul jääb see ajalugu, et mis selle taotlusega on tehtud, jääb samamoodi taotluse juurde näha, millal on ta esitatud, millal on ta kontrollitud, millal on ta siis uuesti esitatud, millal on käskkiri rahuldatud või millal aruanne esitatud. Kogu see ajaline graafik on siin kõrval taotlusel näha. Siis veel lisan omalt poolt, et
taotlus, kui on tähtaeg, kui ta tuleb nüüd 2. juuni või mis iganes kuupäev, see tähendab seda, et 24.00 see süsteem sulgeb selle taotlusvooru ehk siis pärast 00.00 enam taotluse esitada ei saa. Ja seetõttu on alati palve, et päris viimasele hetkele mitte jätta igaks juhuks. Et see võib-olla olekski praegult minu poolt lühidalt kõik. Aitäh, Siiri, ja siis meil on 15 minutit küsimused, et siit saalist kohe tuleb ja siis kui keegi seal online'is võite kas kirjutada või siis küsige ka. Ja aitäh, et kõigepealt ongi küsimus selle ajakava kohta, et siin ikkagi see ajakava nagu ma näen, et eeldab seda, et hetkel selles esimeses voorus saavad ikkagi taotleda need projektid, mis on ikkagi praeguseks hetkeks juba nagu põhimõtteliselt valmis, et jääb meil vaid vormistamise küsimus. Et see 2 nädalat on ikkagi, isegi ei kujuta ette, isegi hulka taotluseks ju esitada, vähemalt 2 nädalat, eks ju, oleks mõistlik teha, aga see on ikkagi palju põhjalikum taotlus, eriti kui on partneritega tegu ja eelarved ja mõjud ja nii edasi, et isegi menetlemiseks oli seal aega 40 päeva, eks ju, et siis see 2 nädalat ma arvan, no natuke rohkem praegu, aga jah. Jah, aga kuu aega eeldaks tõesti siiski miinimum. Kuidas teistel on? Kuidas teistel tundub? Mul on küsimus, kas taotlus tuleb esitada ainult eesti keeles või ka inglise keeles? Kas on 2 paralleelset teksti täismahus? Ma sain praegu slaididelt aru, et pealkiri on inglise keeles, aga teiste asjadel ei olnud seda märkust, aga kuidas tegelikult on? See infosüsteem on eesti keeles, eks ole, või Siiri, kui paranda mind, et eesti keeles, eks ole, et Sellist määruses oli lühikirjeldus oli vist ingliskeelne või midagi sellist. Eks ole, et ma vastan teile kirjale. Eesti keeles. Jah. Taotlus eesti keeles, eks ole. Teil on ingliskeelsed inimesed, eks ole, kes... No see sõltub võib-olla sellest, kas on eestikeelseid nagu hindajaid, kes projekti hinnata saaksid tegelikult. No hindavad eestlased, selle mõttes siit pärit inimesed, jah. Tahtsin töörühma kohta veel küsida, et kui ütlesid, et eks ole, hinnatakse publikatsioone ja nii edasi, mida ma kujutan ette nende ETAG-i taotluste puhul, aga et hinnatakse ka loovuurimuse taset, et kuidas see loovuurimuse taset hindamine käib ja kas siis peab esitama... No me vaatame seal, kuidas ma FGT-s töötab, et me vaatame seda tervikuna, et kas kui kellelgi on need artiklid, eks ole, et kui kellelgi on need projekte, eks ole, et me vaatame seda, et mis on see meeskond, eks ole. Et kindlasti ma arvan, üks tahab rohkem nagu 101 artikli tasemet, eks ole, et teine tahab natuke nagu 101, eks ole, vaid nagu midagi muud, eks ole. Aga ma mõtlen lihtsalt... Vaatame meeskonna saavutusi, jagades neid erinevateks komponentiks, et kas on teaduslikud artiklid on olemas, kas on juba mingid loovuurimused, mingid näitused tehtud ja nii edasi, eks ole, selles, mitte ainult nagu paberit. Me vaata sellele, vaatame, et loovuurimus on teistsugune, eks ole, uurimisfoorumis, me vaatame selle pilguga. Aga mõtlen just, et kui üks töörühmas võib olla ka vabakutselisi ja tõesti ma kujutan ette, et see loovuurimus võib olla, eks ole, kunst või muusika või mis iganes, et kas teil piisab nagu nimekirjast või kuidas nagu taseme hindamine? Kui töörühmas näiteks... Kas peab olema etise konto? Etise konto, et kas inimesel on lihtsalt siis etises, eks ole, see muu loometegevus, et kuidas see... Kui te esitate nagu selle inimese CV, eks ole, siis ongi nagu, et meil on selge, et kes ta on, et võib-olla loovisik, võib-olla keegi veel, eks ole. Temaga lepingut, et ta töötab veel, see on juba täitsa teie küsimus, eks ole, mitte meie, eks ole. Aga kui te hindate meeskonna taseme alusel ja võtate arvesse... Jaa, aga kui tal on olemas, et ta on juba midagi teinud, et näiteks teil on kõva, teil on teadlane, aga samas võib-olla ta ei ole nii tugev loovuurimus, aga samas meil on loovisik, kes saab koos nagu seda tugevdada seda kompaniid, mis sedasi vaatame, et kas nagu lõpuks see sünergia on olemas. Ma toon võib-olla, vabandust, ma ei saa monopoliseerida, aga mina ise ma võin etisest, mul on artikleid seal üleval, aga nende näituste kohta, mis ma olen kureerinud, mul lihtsalt nagu muu loometegevus, seal iga asja kohta on nagu üks rida, eks ole, et see eeldab siis, et need hindajad on nagu juba Eesti kultuurielu eri valdkondadega kursis, kui nad oskavad kõike seda loomeuurimuse taset hinnata. Kas nende näituste, kureeritud näituste kohta on avalik jälg, kuskil olemas link ja nii edasi, eks ole, siis nagu seal juhul panna juurde, et jah.
Kuidas selline töörühma suurus, kas teil on aga mõeldud, et iseenesest meil akadeemia huvides oleks küll just nimelt praegu kasutada seda võimalust, et koondada inimesed nagu Maksim ja ka meie mõned doktorandid, kes tegelevad sellega, et ka nende institutsiooni jaoks, ütleme ka loovuurimuse jaoks need võib-olla sõnastuse või käsitlemise kitsaskohad selgeks teha ja luua nii-öelda uus tase, et milline see optimaalne töörühm teie arvates on siin? Te ütlete, et peaasi, et meedialis oleks selge, miks näiteks 100 inimest on paras arv või 2 inimest on paras arv või 10, et me nagu hindame just nagu, et kas on nagu, kui te näete, et meeskond peab olema 10 inimest ja te põhjendate seda, et iga inimene 10 inimesest on väga oluline loovisik, teadlane, ma tean, keegi äriesindaja, eks ole, partner ja nii edasi, et kõik need moodustavad sellist nagu ideaalset meeskonda ja sellega saab saavutada seda tulemust, mida ta lubab. Ja kui projekti pikkused millised olid, ma vist, kas ma magasin? No ütleme, et lõpeb kõik 31 jaanuar, 31 september 23. Noh, peaaegu jääd, ütleme niimoodi. No ütleme sisuliselt enam-vähemalt järgmine õppeaasta. Sul tuli üks repliik, kas seda chati saab lahti võtta, Kristel Pappel Akadeemiast midagi, minu meelest oli Eetise konto. Minu meelest ei ole Eetise konto omamine kohustuslik, samuti ei pea oma kõrge... Ja selles mõttes, et me oleme teadlik, et kuna loovuurimus on alles veel, eks ole, ja noh, ütleme, et me komisjoniga karutleme, et see, kui kellelgi ei ole üks artiklit, see ei ole veel. Noh, samas kui on väga hea, eks ole, aga kui kellelgi on selle asemel panna mitu kureeritud näitust, mis on maailma tasemel, eks ole, et siis praegu vaatame sellele, et me ei taha seda ajada nii, et... Kristel, me ei kuule. Kristel ei kuule. Või vabandust, minu viga. Kas ma võin sekkuda? Tähendab, me väga oleme rõhutanud koostöös minu meelest Eesti Kunstiakadeemiaga. Ma loodan, et kolleegid on minuga seda, et mingi üks ei ole siin loovuurimuses kategooria. Palun. Jaa. Kui keegi otsustab tehke, kui keegi ei tee, siis me nagu ei tee sellest skandaali. See on muidugi väga tore, kui on. See on fantastiline. Aga nüüd kogu aeg rõhutada eetist ja üks ühte. No, siis me oleme eetise paralleelvarst ja loovuurimus sureb välja. Ja, me ei rõhuta üks. Me teame, et me peame olema paindlikud praegu ja me tahame olla paindlikumad. Väga tore, samas loomulikult ma usun, et kõik, kes mind tunnevad, teavad, et ma nõuan ikka kõrget taset, aga küsimus ei ole siin formaalselt. Selge, aitäh. Nii, kas keegi veel soovib? Tegelikult lihtsalt uudisime just, et millest selline ajaraam teil tuli või et see poolteist. Lugu on väga lühike, et saime teada, et raha tuleb. Hakkasime mõtlema, et teeme siis loovuurimust, eks ole, aga kuna me teeme seda esimest korda, eks ole, siis võttis aega selleks seda määrus kirjutada, et leppida kokku veel rääkida loovuurijatega, et kes mida arvab ja nii edasi. Ja siis nüüd on see kooskõlastamine ja nii edasi, eks ole, et esialgu mõtlesime, et suudame hästi kiiresti ära teha. Ja praegu lihtsalt üritame ka kiiremas tempos nagu enda jaoks vähemalt seda tempos hoida, et mitte juba septembris kulutada välja seda, seepärast need tähtajad on praegu nii lühikesed. No tähtajaga on nii, et meil Maksimiga on ka selline väga selge juba soov midagi ühindada jõudust, meil on ka ühised juhendatavad. Ja oleme arutanud seda, et iseenesest, kui see tähtaeg oleks, ütleme, juuni keskpaik, see võib olla parem. Eks hädapärast juba forsseerida praegu, ütleme, kuu lõpuks ära, aga see on tegelikult see sessi-eelne aeg, pluss mul on paar välissõitu. Nii et see on lühike, aga ütleme, et kui tõesti see on... Ja ülikoolid on tõesti see mai on praktiliselt ei ole isegi võib-olla mõeldav või kirjutada, et akadeemilise personalile, et siis on tõesti see 2. juuni on ikka... No siis tuleb ministeeriumite elu, suvi, kõik puhkused ja nii edasi, eks ole, see on see, et need siin on kahe maailma... Kas ministeeriumile päeva puhkusele? Et ministeeriumile pärast jaanipäeva puhkusele kollektiivselt? No mina tühistan praegu oma puhkuse. Selle vooru tõttu.
Aga tasub seal mingi kompromissi peale võib-olla mõelda. Mingi 10. juuni või kas seegi no teeme nii, et me arutame, eks ole. Ma praegu juba millegi, vaid me, jah. Nädal pikem taotlusperiood võib-olla siiski kasulikum kui see lühem täiteviimisperiood. Kindlasti. Arutame. Ma küsiks sellist asja, et te nimetasite 6 valdkonda, et kas sellel hindamiskomisjonil on juba mingisugune ettekujutus ka, et mingisugust erinevaid selliseid balansse jälgitakse, et kas võib juhtuda näiteks, et kõik kuus antakse tõesti ühele valdkonnale. Ühesõnaga, kuidas see protsess välja näeb, kui me mõtleme selle peale, kuidas ETAG hindab, eks ju, et jagab nad nii-öelda all komisjonide vahel ära ja siis moodustatakse pingeread erinevate või kuidas see taotlemine selle suhtes välja näeb? Meil on ka nagu pingiread, eks ole, et me omistame siis, et praegu on 28 punkti maksimaalne, eks ole, 5 on nagu, et ma vaatasin ka ETIS käskirjad ja neid taotlusvorme, eks ole, et sõnastan ümber, siis sobiks kõnedeks loo-uurijad, eks ole, et lähtuvalt ka teatud ettepanekutest, kuidas hinnata loo-uurimust. Ja siis number 1 28 punkti, number 2 27 punkti ja siis niimoodi on ja siis kui palju raha meil on, eks ole, et kui keegi jääb natuke napilt välja selles mõttes, et nagu ei ole raha peaaegu otsas, aga jääb 10 000 või siis me peame läbi rääkima, kas te oleksite valmis osalise rahaga osaliselt ära teha midagi. Aga kas tehakse nagu üks nimekiri või tehakse, ütleme seal kirjanduse nimekiri, kunsti nimekiri, audiovisuaalne nimekiri ja siis hakatakse sealt nii-öelda võetakse iga ühest algusest või tehakse üks nimekiri, kuidas? Praegu niimoodi, et meil on nagu 6 valdkonda ja kõik läheb, eks ole, et me vaatame iga, ütleme niimoodi üks pingirida ja kõik läheb niimoodi, et kirjandus ja nii edasi, eks ole. Et praegu pole niimoodi mõelnud, et teades ka, et seda raha ei ole nii palju, et ja siin on... Ühesõnaga tegelikult võib juhtuda, et 6 kunstiprojekti on eesotsas ja... Kui juhtub niimoodi, et nad samasuguse samad punktid, eks ole, siis me vaatame seda valdkonda, mis on vähem esindatud. Näiteks, et kui 27 ja neist on üks valdkond üle esindatud, siis me vaatame, et see valdkond peab olema kindlasti eelist. Sedasi me teeme. Aga selline olukord võib juhtuda näiteks, et kirjandus ei saa mitte ühtegi summat. Ma arvan, et praegu meil ei ole nagu eelised, et eelistada ühte valdkonda teisele, et pigem siis nagu hea taotlus selle. Kas seal tuli Helen, kas pilootvooro tulemuste põhjal on teada ka järgmise aasta finantseerimise kujunemine? Kas riik otsustab käesoleva vooru tulemuste põhjal, kas antud toetust meedia jääb püsivaks või on praegu põhjast jäljed, et see jääb regulaarselt toimivaks? Arutleme ministeeriumis, et kui valitsus, riik jagab ministeeriumitele seda 1% SKP-st, eks ole, et kui tuleb sama palju raha, eks ole, et meile, siis me arutame, et kas jätkata või mitte, et teades isiklikult, ma arvan, see ei ole meie ühiskonna idee või seisukoht, aga mida jätkaks edasi, et kui me alustame, aga siis räägime hiljem sellest, et mida me teeme. Ja, see püsivus on, et see projektipõhine toetamine ongi selline, et üks kord ja kõik pärast nagu. Jaa, aga sellest pärast. Teil on mingi nägemus nendest projektide eelarvest, et kuidas seal nagu see personalikulu ja teadustöökulu ja kuidas need peaks... Seda me reguleerime, et meil ole nagu jaotust, et 30% siia, 70% sinna, et see on teie... Teoste produktsioonikulum on ka... Peaks vaatama. Selles mõttes, et nagu teenused jää, et kui see nagu ta osutab teile teenust, eks ole, et siis... Ja siis ma võtan, et liiga lühike aeg, et kirjutada loo-uurimust, et arutlen, et kas seda võib kas või nädala võrra pikendada. See on üks sõnumskäit, eks ole. Ja siis pärast võib hoiame kursis, et mis hakkab toimuma, kas nagu järgmisel aastal tuleb sama aegsele, et see on teine. Ja siis ikka see valdkondlikkuse teema vist on ka. Jah. Teatav balanss. Ja need slaidid on pärast kätte. Jah, et esmaspäeval. Selle slaidid ma saan kohe, aga seda esitlus ma alles saan esmaspäeval panna. Ja seda ei teadnud ka veel, millal need lõplikud tingimused on avalikud?
Ja me hoiame kursis selles mõttes, et kui tuleb see määrus, eks ole, siis nagu saadame teile kirjas. Kas on eeldus, et see võib olla juba järgmine nädal näiteks või see on tõesti aeg nagu kell tiksub täiesti? 9. mail ametlikult on eelnõu info seal süsteemis, eks ole, siis järgmine nädal. No esmaspäev ongi. Selle kohta tuleb ju meile siis teada ja kogu info. No teie meilid on olemas, eks ole, et need samad, eks ole, siis ma saadan teile. Suurepärane. Jah, aga jõudu teile.